Ville Mägela Nimes ja Marku Leipal siis pikalt. Põnev Eesti jääb 50. Tartu Maratoni võit. Mis aegade püüdma lähete või kas üldse lähete aega püüdma, lähete distantsi läbima. Kõik need valikud on teie ees suusapöögal. Kas lähete allapoolda, ülepoolda, selle... Ma mõtlesin, et tõesti, mul ei olnud raha ka kaasa. Ja 12:40 neile, kes soovivad sõita üle 3 tunni. Tehke omad valikud nüüd ja kohe, sest õige pea. 63 kilomeetri distantsil juhtus nii, et mees läks starti, suuski ei olnud enam. Ei olnud kõrval paremaid ka, aga lõpuks ikkagi leidsime üles ja mees sai ikkagi teele mindud. Esimene joogipunkt on läbitud ja lubatakse, et edasi rada hakkab allapoole minema. Praegult enne seda esimest joogipunkti oli laskumine selline, et ma ei tea, mul vist elus, et pole suuskadel sellist kiirust olnud. Ja teate, teeksin selle asja ära, kui poleks see jälg nagu eest ära kadunud ja jalad läksid laiali. Kurat, lendasin niimoodi, et aga no pole midagi, ellu ma jäin. Terve ma vist praegult olen. Ühesõnaga 7 kilts on läbitud. Veel on ees. Praegult tuju on suht hea. Eriti kui nüüd sai süüa ja juua. Ja raja öelda, et on jäine vist. See on mitte midagi öelda. Oi, issand jumal. Palju mul on läbitud. Minu kell näitab, et 17,3 kilomeetrit on mul läbitud. Ütleme ausalt. Võib-olla oleks ma natukene nõrga närvilisem. Paar korda oli küll tunne, et istuks maha ja hakkaks nutma. Aga olgu, pool on juba tehtud. Peaks võib-olla kuidagi teise poole ka ära tegema, ma ei tea kuidas. Aga no mis mul ikka üle jääb. Kõik, mis sitasti, see saab tehtud uuesti. Vaatame, mis seisus ma olen finišis. Jah, praegult on, ütleme, pool on läbitud. Ja rada on selline tõesti, et isegi minimaalseid laskumisi ma kardan. Et jälg on ja siis järsku kaob ära ja ütleme kahva sõita siis ka ei õnnestu, sest rada on iseenesest nii libe, et ei aita siis mitte midagi. Tunnistan ausalt, paaris kohas olen juba suusad täitsa jalast ära võtnud ja jala kõndinud. No näete. Ma olen raja peal täitsa üksi, näete, ei ole mul mitte kedagi taga. Ei ole mul mitte kedagi seal ees. Ma sain aru, mis tunnet ma praegult tunnen. Teate, ma seda kunagi, kui ma alustasin matkamisega, seljakoti matkamisega, ma seda nimetasin iseendaga tülli minemine. See on selline loll seisund, kus sa tunned, et sul on raske, sul jääb nagu teadmisi, oskusi puudu ja sa hakkad nagu vihaseks muutuma. Aga sul ei ole mitte kellegi peale vihane olla peale iseenda. Ja kogu seda olukorda ju tegelikult on võimalik parandada treenimisega. Et ei ole tegelikult mitte midagi nagu sellist lootusetut. Ma ei tea, ma lihtsalt võib-olla ka otsustasin, et ma lähen selle matkagrupiga ja jõuan neile tempos püsida sitta seal. Ei jõua. Nad on kõik juba ammu eest ära läinud.
Ja lihtsalt nii ongi, et ma üksinda siin siblin. Noh, lihtsalt nii on. Ja see ongi jah, tegelikult mõnes mõttes hästi huvitav, et sa saadki aru, et sul on veel kuhu areneda. Et jah, kui matkamise ajal mul juba seda iseendaga tülli minekut ei toimu, siis ütleme praegu suusatamisel ja ütleme just sellel maratonil see tunne tekkis uuesti. Ja see on veider. See on veider, tegelikult see veider ei ole, see on tegelikult väga-väga hea. Kuigi olgu ma praegu lõpetan, muidu mul seal tuleb laskumine. Ja raisk, ma saan aru, et mul puuduvad lihased, mis hoiavad jalgu koos, kui peaks see suusk jäljest välja minema. Vähemalt 12 Worldlopeti karikasarja kantud maratonil kaasa lööb. Ja sai üle elatud ka viimane laskumine. Viimased 3 kilomeetrit on jäänud. Maratonil saad osalema 12, teil saab seda Worldlopeti ihaldatud maastriviisi. Eestimaal on mitmekordseid Worldlopeti maastreid, kes on vähemalt 2 või 4 tundi 39, 4 часа 39. No, pole mul praegu mitte midagi öelda. Väga segased on tunded. Mulle jõudis järgi isegi 60 kilomeetri matkagrupp. See nende juht oli nii armas. See ütles, et küsis, et neiu, kuidas teil läheb? Ma niimoodi, nagu. Ja siis mõtlesin jah, et see on ikkagi täielik epic fail, et isegi 63-ne rahuliku tempoga sõitev grupp jõuab mulle 31 kilomeetrisel distantsil järgi. Aga siis nende grupijuht oli nii armas, et ütles, aga me ei ütle kellegile, et see ei ole meiega. Aga jah, see oli tõesti väga armas. Aga vist nüüd ma olen ka nendest juba väga hästi maha jäänud. Aga ei, pole midagi. Teate, millest ma sain aru, on see, et isegi see, et ma teen selle praegult meeletult aeglaselt läbi, ma sean endale mingisuguse leveli ette ja ma siis tean, mis aega mul kulus selleks, et esimest korda selle maratoni läbida ja nüüd ma tean, mida ma pean parandama. Oleks ma kartma hakanud, ei teinud seda läbi, no siis ma ei teaks ka oma võimeid, on ju, siis ma ei teaks, mida ma võiks veel parandada. Võib-olla, ma ei tea, treeniks, nagu harjutamine teeb harjutajaks või ootu, kuidas Nelega ükskord ütles, et harjutamine ei tee meistriks, harjutamine teeb harjutajaks, nii et ma arvan, et ma tegin ikka väga õige otsuse. Tegin selle asja läbi ja saan nüüd teada, palju mul aega selle peale läheb. Mida siis ma ikkagi lõpuks pean ära parandama. Aga vot selline suht jube rada on küll. Minu jaoks oligi, ütleme, ma juba ei karda neid ei laskumisega midagi, aga see, et see rada võib ära kaduda ja siis mul suusad sõidavad laiali. See on ikka jube. Näete, laibavedaja ka sõidab, no vähemalt mul ei ole seda veel vaja. Ma ikka omale jalule jõuan. Ma vist ei ole isegi veel kõige viimane, aga olgu. Sinu järelduse võimed on eeskujulikud ja mida ma sinutagi teeksin. Ma arvan, et oleksin just märkinud millegi
aga sina aitad tänada kõigil meil siin finišis ja aitad tänada ka neil, kes nüüd on finišisse tulemas. Palju õnne!